Tere jälle kõik, tere tulemast vaatama või kuulama spordipanustamise teemalist saadet Petime. Nagu ikka mina, Oskar Taimla, minuga siin nagu ikka Kristjan Ätero ja Andres Sokolov. Tere! Peame vabandama pika eetripuua pärast, kaua meid ei ole eetris olnud 1,5 kuud, et uued tegemised on võtnud palju aega ära, et nüüd mõneks ajaks on meil see saadete tempo natuke madalam, et siin kuni jaanuarikuuni me teeme sellises tempos saated, et ainult üks saade kuus, sest et lihtsalt oleme natukene hõivatud teiste asjadega ja meil on siin novembris tulemas ka üks Las Vegase trip Kristjaniga, et siis novembri osas täpsemalt sellest, aga tahame rääkida ka, millega me siis nii hõivatud oleme, et Andre, sul ju uus töökoht, et kuidas läheb siis, kuidas sisse elanud olema? Jah, ma võib-olla ka mainiks ka seda, et 3 inimest ütlesid kohe meile tere mingi esimese 10 sekundiga, ehk siis teie jaoks me tulime siia tagasi, et ja Ansip ka, et fännid on tagasi. Aga ei, mina tõesti olen uuele ametile astunud kaugetest Bulgaaria maadest tagasi ja nüüd Eestis ja töötan siis Enteinis sportsbook managerina ja siis võib-olla kõige kuulsam vähemalt Eestis olev bränd neile siis on OpTibet, et kui mingeid asju, mis seal siis ei meeldi, siis igasugune feedback on nagu vägagi Discordis või kus iganes, siis eks me proovime nagu parandada, et aga muidu on äge ja tore on tegelikult Eestis tagasi olla, saan tervisekindlustust jälle Eestis ja kõik selles mõttes on lahe. Aga saan aru, et uue rolliga tuleb uus vastutus, et kuidas selle all vastu pead niimoodi, et juba siin Discordis ka inimesed vahepeal on kommentaare andnud, et mis valesti, mis parandamist. Ja, ei, suur vastu jah, great power, great responsibility, et selles mõttes tegelikult on nagu lahe ja töö on nagu veits teistsugune esimest korda, kui ma nüüd B2C's siis töötan, mis on siis nagu otse nagu business to customer, enne seda alati töötanud siis kohtades, mis nagu pigem teistele ettevõtetele oma teenust nagu pakub. Aga tegelikult on nagu väga äge ja palju tööd on palju aga loodetavasti saab ka asja. Meil ka Kristjaniga huvitavad projektid, aga võib-olla nendest saame kunagi hiljem rääkida, aga Kristjan saab, ma tean, oled rääkinud ka sellest, et nüüd kui oled siin viimasel ajal rohkem keskendunud sellele, et täitsa elukutselisena nagu spordi panustada, et kuidas sellega läinud on? Kuulsin, et MMA-st tuli üks suur hitt sul, tahad rääkida? Tingimata ei taha rääkida, et ei üles olla, et mingi periood oli päris raske, et ütleme täpselt see, et kui ma nii-öelda töölt ära tulin, on mul ilmselt elu harvimad 3 kuud olnud, aga ütleme viimased 2 kuud, ütleme 2+2 on nüüd on nagu läinud ülesmäge jälle, et ma ei kurda, et ma arvan, et ma tegin selle koha pealt õige otsuse. Aga tippvormi, ma saan aru, oled ajastanud ikkagi novembriks. Et siis, no see on aasta tippsündmus, jah. No kui NBA aeg hakkab, selleks ajaks ikkagi. Siis lähevad volüümid suuremaks ja põnevaks. Aga okei, meil on endiselt selles mõttes muutusteta, et meil on tore mõnus sponsor Coolbet meid sponsoreerimas. Ja see tähendab ka siis kõigile meie vaatajatele häid uudiseid, see tähendab, et on uus boonuskoodi pakkumine, et Kristjan, kas sa oleksid nõus valgustama meie vaatajaid või siis kuulajaid, et kuidas saavad kõik meie vaatajad ja kuulajad Coolbeti poolt rõõmustatud? No kui sul ei ole varem Coolbeti kontot olnud, siis sul on võimalus saada 300% sissemakse boonus, maksimaalselt siis 25 €, et selleks tuleb kasutada koodi Henry100 ja kõikidele olemasolevatele Coolbeti kasutajatele on kood Henry50, mis annab teile 100% boonuse oma sissemaksele kuni 25 € ulatuses. Ja vist on meil äriklassi pakkumine ka, et see käib nii nagu alati, et postitage ükskõik milline Coolbetis tehtud spordipanus aadressile win.ee/äriklass ja võite võita samuti panustamisraha. Aga okei, nii palju siis sissejuhatuseks. Asume asja kallale, et nüüd hooajad hakkavad pihta, et on millest rääkida. Tulevased spordisündmused. Sügise tulekuga, mis meil on alati kõige rohkem kirgi pakkuv on korvpalliliigade uus hooaeg, et
NBA jutud jätame järgmiseks saateks, aga siin Eesti-Läti liiga on juba lätlaste omavaheliste mängudega käima läinud ja Euroliiga on ka ukse taga, et alustame Eesti-Läti liigast siis, kus täna Kalev Cramo ja VEF-i mäng avab siis nii-öelda tõeliselt selle liiga, kus siis nagu nii-öelda Eesti klubide jaoks ka see liiga hakkab, et võib-olla enne kui me otsidest konkreetsemalt räägime, et üleüldiselt tundub, või võtame Outrightsid ette, et siin üleüldiselt tundub, et nagu Läti klubid on nagu rahastuses kõvasti juurde pannud, et Riia Selli ja Valmiera vist mõlemad flirdivad siin ligi miljoniliste eelarvetega, mis on siis nagu Kalev Cramoga nagu võrdväärne ja Riia VEF siis vist kohalike meedia andmete järgi umbes 1,7 miljoniline eelarve, et kui me siin vaatame Kuulbetis pakutavaid Winner Outright ootse, siis Riia VEF, Kalev Cramo favoriidid, Selli 15, Valmiera 35, et need mõnda aega tagasi sai Sellit 20 ja Valmierat 40-ga, et ma nagu selle põhjal, mis me nagu näinud oleme, ma tahaks öelda, et Selli ja Valmiera on nagu, ei ole veel kihlveokontoritele nagu need infod nagu jõudnud, et kuidagi natuke liiga kõrged otsid või Kristjan, on sul mingi arvamus? Või üldse isegi nagu Riia VEF Cramo vastu, et kui siin kõrval vaatad, siis on head to head, siis Kalev Cramo versus Any Other Team, et see Any Other Team 1.72, sinna võiks justkui nii Valmiera, Selli kui ka VEF-i alahindamine nagu sisse minna, et minu arvamus on see, et siin Cramol tuleb nende kolme võistkonnaga kõigiga pusimist. Ma olen laias laastus nõus jah, et kui sa vaatad isegi seda esimest VEF-i liigamängu Selli vastu, et nad olid kodus 3,5, eks ole, või võõrsil, vabandust. Et see nagu pigem ei ole tasakaalus selle Outrightsiga, et 20 otsiga versus 2, et see final nagu four süsteem ka, eks ole. Ei, nüüd on siuke süsteem, et finaal on ühest mängust ja kuni selleni on siis... Okei, et nad lisasid poolfinaali mänge juurde. Või poolfinaal oli kogu aeg best of 3? Ei, tähendab oli Final Four pikalt, aga see muudeti ära siis nagu selliseks, et see, kellel on põhjooajal kõrgem asetus, see mängib siis kodus selle finaali mängu. Okay, aga... Nagu eelmine aasta Kalev oli põhjooaja võitja ja siis nad mängisid ühe mängu, finaali mängu mängisid kodus Prometeiust. Et see süsteem peaks jääma. Kas see on nagu alates poolfinaalist või alates finaalist, ma praegu ei vastus võlgu. Veerandfinaalid on 2 võiduni. Okay, no selge igal juhul nagu selles mõttes on nagu nii-öelda nõrgemal satsil on suurem võimalus siin üllatada versus see on võib-olla nii-öelda 5. parim või 7. parim seerias. Et see 20-40 ootus peab, kui õigel hetkel on, nad on vormis, mängijad on terved ja võib-olla võtad sealt Sellilt ühest nii-öelda algviisiku liidri ära ja siis ongi juba nii-öelda täitsa võrdne seis, et pole nagu palju vaja, et see nii-öelda 20 oos muutuks nii-öelda reaalselt juba võib-olla 50% soodiks, et... Antud juhul on 15 ja 35, aga see väärtus on minu hinnangul ikka alles. No see Selli muidugi juba ka tõestas, et juba võidu ja pluss veel Sellil on nii-öelda tänava korvpallurid hiljem lisandumas, et suured lepingud on nendega juba tehtud, et... Raimo ja Laatsis ja keegi veel. Kes on mõlemad nii-öelda algviisiku tasemel ikkagi mängijad siin liigas, et nii-öelda... Et huvitav näha, mis nägu see Selli hooaja lõpuks on tegelikult, et ma saan aru, et nende ameeriklastega on nagu pigem tehtud lühiajalised lepingud praegu, et aga samas, kui nad siin nii hästi edenevad ja võib-olla Sellil nii-öelda endal see isu kasvab, siis nad tegelikult võivad ju jätta ka ameeriklased alles ja minna nii-öelda natuke pikema tiimiga, et äkki üks võib-olla sponsor kuskilt veel natuke leida, et miks mitte, et ma ise siin Outrightsis jah, et see Selli 15 on nagu päris huvitav ja Valmiera samamoodi. Mul endal see Valmiera 35 võib-olla isegi kõnetab natuke rohkem, kuigi ma ei tea, kui palju sa oled jälginud, aga ongi, et see eelarve nagu miljon, et okei, võib-olla see kõik ei lähe nagu siin täpselt esindussatsi ja nii täpselt ei tea, aga ega see roster on ka nagu näeb ikkagi okei välja, nad on siin need esimesed mängud mänginud ka, et on sul nagu mingisugune, nad siin ENBL-is on mänginud ja vist Liepajaga oli esimene mäng, et... No ENBL-is nad on 2 mängu kindlalt võitnud, aga pigem meeldatavalt nõrgemate võistkondade vastu. Kui me eksi, siis üks oli seal Slovakkia meeskond ja teine oli Bulgaaria meeskond, et tundub, et välismaalastega on seal pigem hästi läinud, et Spears on nagu eriti esile kerkinud, see on umbes 20-10 keskmistega alustanud esimest 4 mängu. Liigas alustasid ka väga kindla võiduga Liepajale 16 punktiga, ja olid ka nii-öelda seal pre-seasonil tugevad, et Valmiera on alustuseks teinud nii-öelda tugeva avalduse, et
ja siin võib-olla VEF-ist ja Kalevist me jõuame kohe rääkida, sest nad täna hakkavad mängima, siis me vaatame nendele otsidele otsa, aga kiirelt Tartu Ülikoolist tahan ka rääkida, et on sul seal mingi arvamus tekkinud? Minu jaoks on see, et nad siin räägivad küll, et tahavad ka justkui selle Eesti meistritiitli nimel heidelda, aga minu jaoks on nagu see seis selline, et ma ei tea, need täiendused ei veena mind, et ma arvan, et nende koht 5 siin outride'is on nagu enam-vähem õige, et kui nad siin Eesti-Läti liigas 4 hulka oleks väga suur õnnestumine Kalevi vastu, ma nagu ei näe pärit. Ma ise arvan ka, et need koefitsiendid on päris reaalsed, et ma pigem näen nagu seda võimalust, et nad langevad sealt allapoole, kui see, et nad tõusevad ülespoole, et kui ma nüüd aus olen, et praeguse seisuga on selline seis, aga hooaeg on alles noor ja seda Euroopa süsteemi teame, et see on asjad võivad kiirelt. No, sa võid leida, mul on väga hea mängija üks hetk, ala Shungu eelmine aasta tuli ju päris hilja Grammoga ja oli tegelikult täielik game changer. Et kuidas oleks ilma Shunguta läinud, me ei tea, et siuksed asjad võivad juhtuda, et sa pead tegelikult seda koefitsienti sisse arvestama sellised asju. Sa ei saa nagu seda hinde teha täpselt sellele, milline on praegu hetkel seis, sa pead arvestama võimalustega. Tartu on vihjanud ka, et nad nagu ühte tagamängijat veel ootavad, et siin mingid kõlakad räägivad, et tagamängija võiks olla Carlos Jürgens, mis oleks päris huvitav näha, et ta nagu tegelikult eelmine aasta üllatavalt okeilt sai Leedu liigas hakkama. Ja need on muidugi mitteametlik info, et see ei pruugi nii minna, aga see on fakt, et Tartu mingi tagamängija endale nagu juurde toob. Aga okei, võib-olla veel kiirelt nagu need season head-to-head'id, mis Kuulbet on siin üles pannud, et üldiselt on nüüd Eesti klubid nagu omavahel, et siin nagu neid Läti ängleid me siin nagu väga realiseerida ei saa, aga võib-olla seniste mängude põhjal, mis on nagu huvitav, et nagu Rapla näeb päris hea välja, vastupidi, Pärnu näeb väga halb välja, et siin Rapla head-to-head'i saaks Pärnu vastu 1.85-ga ja TalTechi vastu saaks Raplat 1.8-ga, et tänasel hetkel, ma ei tea, minu jaoks on need nagu ikkagi okei väärtusega panused. Sa oled ka siin, eile vaatasid suure himuga Rapla mängu, ma nägin, et veenis see Rapla mäng siin või ei veennud? Pigem nagu veenis, et siiamaani tundub nagu hästi, et võib-olla see on Kruumitsi näol on natukene varu, et tema võib-olla saaks natuke juurde panna ja võib-olla Laane isegi saab paremasse vormi, aga et välismaalastega tundub, et on arvestades nagu nende rahalisi võimalusi on päris hästi läinud, et see McCreary, kui ma ei eksi, tuli otse kolledžist. Ja siiamaani pole alla 20 punkti Rapla sargi. See on selline koht, kus sa saad õnnestuda suurelt ja saad ebaõnnestuda, ta kindlasti tundub pigem see õnnestuja tüüp, et on siin iga mäng, kui ma ei eksi, üle 20 punkti saanud. Väga efektiivselt, et ma olen nõus, et praeguse seisuga nagu ma näen, et Rapla peaks siin olema nagu 55-60%, pigem 60% isegi. TalTech on muidugi iseenesest huvitav võistkond, et nad on ka pigem päris okeilt mänginud ja Jurkata on, kui ma eksi, ei ole mänginud, et neil on muidugi natukene vaja seda, et seal noored teeks mingisugused sammud edasi. No neil on number 2 peal, et nad nagu on panustanud sellele, et Aleksander Tassa nagu teeks mingisuguse läbimurde, kes Tartu pingil pikalt oli, et see on nagu mingit potentsiaali on kogu aeg nähtud, aga mingil põhjusel ta ei ole nagu seda läbimurret teinud ja nüüd, kui sa vaatad need esimesed TalTechi mänge, siis seal on nagu ka ikkagi õnnetu on see production, et no pigem seal isegi Pehka vist on nagu rohkem teinud praeguse seisuga. No Pehka oli vigastatud, on siin ühe mängu vist mänginud, aga nagu seal keegi peab tagaliinis nagu peale posti veel nagu esile kerkima, et see potentsiaal tiimist nagu kätte saada. Aga okei, täna siis VEF, Kalev, põhimõtteline rivaalid mängivad oma vahel, et siin kui sa korra vaatad äkki OpTibetist, siis liiga uus sponsor on siin ka erinevad player propsid üles pannud, et siin kui ängleid otsida, siis vaata võib-olla mängijate resultatiivsed söödud, et siin Suurorg on nendes Champions League'i mängudes hirmsasti hakanud sööta andma. Kui sa kerid natuke ülesse. Okei, jah. 6+ 2 ootsiga, et kui sa vaatad Kuulbetist, on ka player propsid olemas, siis seal oli see liin vist isegi kõrgem. 6,5. Pane. Et ma ei tea, kas sind on nagu 6,5, 1,72, et ma siin nagu sihiks seda nagu underit, et no sisuliselt üks assist vahetaks ole. Ja üks assist, mis on üsna no päris suur vahe. Arvestatav vahe, et ma nagu seda 6,5 tundub ikkagi väga kõrge liin. Ma saan aru, et siin on reageeritud nendele Champions League'i mängudele, aga ma ei tea, mis see sinu arvamus on, kui sustainable see on, arvestada seda ka, et küll see Arik Schmidt hakkab nagu vaikselt nagu nii-öelda sisse sulandama. Mina arvan, et kui ma teaksin, et Schmidt mängib 0 minutit, siis ma ei panustaks. Aga ma eeldan, et Schmidt nagu saab oma jalad suht kiiresti alla, et ma eeldaks, et ta mängib täna ikkagi 15 minutit äkki, 20 minutit
ja see nagu juba peaks märgatavalt nii-öelda Suuroru neid puuteid vähendama ja nii-öelda seda rünnaku koormust, et see 6,5 on ikka väga kõrge liin. Mulle nagu hetkel see Ander nagu meeldib, et siin võib-olla veel mingeid propse üle käies. See Sanoni 5,5 assisti, Ander, mulle ausalt ka nagu meeldib, aga võib-olla huvitav on Kalevi mängida. Võtame... Sa tead, mis see Sanon on see hooaeg teinud ka peast või? Ma tean seda, et Sanon on siin sõprusmängudes. Võib-olla paneb punktid, kui rääkidagi Sanonist. Et Sanon on siin hirmsasti paugutanud ja minu teada ta pole koos sõprusmängudega pole ka nagu alla 20 punkti üldse visanudki, et ta siin sõprusmängudes üldse VEF, ma sinna jõuan, aga VEF on nagu väga suure skooriliselt neid sõprusmänge mängida, aga mäng Selliga oli väga suur skooriline. Et see Sanoni, mis see liin, mida Kulbet pakub, 17,5, et mina julgen seda 1,8 panustada kindlasti, et ma arvan, et see on nagu väärtuspanus. Siin Optimetis oli see ka selgelt madalam. Et see Sanoni üle 17,5, ma arvan. Jah, Optimetis on 1,40. Jah, et mille korra Kulbeti tagasi, et see Sanoni 1,80, 17,5, ma arvan, on kindlalt väärtuspanus ja midagi mul jäi veel seal silma, et kui sa paned punktid, siis ma arvan, et teip 10,5 liin, see on siuke, ma ei tea, mis sa sellest Patrick Teipist ise arvad, et see 10,5 Ei, mulle ta on nagu väga kindel roll tundub olevat Kalevis, et... No mulle ta täitsa meeldis, eriti... No kui ta suudaks nii-öelda, suudab vigu vältida, ma arvan, et aja jooksul ta võib-olla isegi läheb paremaks, et ma ei tea, see on... Tegelikult ta on ikkagi päris nagu füüsilist võimas ja päris täitsa nagu okei tehnika, et ta nagu püüdis ja lõpetas sealt korvi alt tegelikult need võimalused, mis talle anti üpris hästi, et paar pealtpaanekut ei ole ebaõnnestunud, aga üldiselt ma nagu tundub pigem korralik täiendus, et ma ei tea täpselt nagu, mis palk või niimoodi, aga nagu üldiste juttude järgi ma saan aru, et ta pigem nagu on nagu üle ootuste või nagu, et ma olen nagu pigem optimistlik tema suhtes. Ja siis võib-olla viimane asi nendest propsidest, mis siin Kulbetis silma jääb, et Tanel Kurbas 7,5 liin, siin ma julgeks 1,72 julgelt Anderile peale minna, et ilmselgelt see liin on mõjutatud sellest Champions League'i Levitse mängus, kus ta tegi sisuliselt elumängu, et laadis 20, et okei, Kurbasel teine noorus, aga see 7,5 liin, ma arvan, pikas perspektiivis on ta selgelt käib üle jõu. Ja no nii on, 6-5 pani seal 300, eks ole, et tegelikult ta pole isegi nagu ülihea viskaja, et... Aga kui me räägime sellest Moneyline'ist, siis ma tean, et Kristjan, mul oli sinuga enne saadet väike vaidlus, et mina isiklikult nüüd, Kulbetis on 2,5, vaatame isegi Bet365 on... See on langenud, Pinnaklis on 1,93 juba. Okei, kui sa vaatad, mis me 2,25 on endiselt 3,5 saada, on see VEF, et ma ei tea, minu arust see VEF on nagu tundub okei. Sellises kohas, et esiteks Kalev ei ole väga veenev olnud, on ju, pluss nagu VEF, nad kaotasid Sellile, aga minu jaoks see VEF-i roster nagu näeb päris hea, et Sanon, Boborov või mis ta nimi on. Et see roster, neil ei ole seda depth'i nii-öelda sügavust väga palju ei ole, aga see nagu võistkond on hea, et kui justkui keegi justkui ei taha nagu otseselt Kalevi vastu panustada, ma tean, Paaval on see panus, et VEF üle 78,5, vaata uuesti korra 3,5. See ots on natukene langenud. See on langenud, okei. Et kui ei taha otseselt nagu mängu Moneyline'i puutuda, siis mulle meeldib VEF-i tiim total ka, et kui Cramo on siin tugevad vastased on need sõprusmängud, Napoli, Pariis mõlemad ilmselgelt panid üle 80 Kalevile, Nümburg pani 80 Kalevile ja Levitse pani 76 on ju. Et kui siin, nüüd see on tõusnud, et Paavo vist tippis 78,5, 25-ga, et nüüd on 79,24-ga. Et siis kui nüüd võrdluseks võtta, siis VEF on sõprusmängudes on laadinud 90 punkti või sisuliselt iga mäng, et esimene mäng Selli vastu Eesti-Läti liigas ka 9 punkti, et ma ei tea, Kristjan, kuidas on see, kui mängivad kaks võistkond, ilmselgelt Kalev on rohkem kaitsest lähtuv võistkond ja VEF on see aasta nagu väga suure ründepoweriga võistkond, et... Ma ütleks, et Kalevil on nagu see eelis ikkagi siin praegu alguses selle nagu continuity näol, et nad on sama treenerein ja koor on sama, VEF-il on põhimõtteliselt, kõik välismaalased on uued, eks ole. Sisuliselt, jah. Ja neil lätlased roll on nagu väga väike ja need, kes on Bertans, eks ole, ja siis on nii-öelda põhimõtteliselt laias laastus oma talendikad noored, kes on nagu,
sul on seda tiimi, ma arvan, nagu raskem siin hooaja alguses käima saada, et Rannulal on nagu oma selged asjad, mida nagu, mis on paigas, et ma selle näol nagu arvan, et VEF ei ole väga, nad on küll palju punkte visanud, aga nad on endale väga palju punkte visanud, et laias laastus pole ennast tegelikult veel käima saanud, et siin Paavo tippis VEF-iga Selli vastu, eks ole, et Te vist tippis mõlemad meeskonna totalid, mis tuli ära ja siis spreedi, mis ei tulnud. Et ma ei tea, ma ise nagu arvan, et VEF-il on potentsiaali on, aga tänasel päeval nagu see events odds või tundub mulle laias laastus aus, et aga see tiim total? Aga see tiim total, no nende mängude põhjal tundub, et Riial, kui ma eksin, on ka uus peatreener. Jah, nende endine peatreener sai siis Bundesligasse pakkumise. Peale väga pikki aastaid, eks ole, VEF-is, et see arvestades, et uus treener on, siis võib-olla ma ei paneks seda nii-öelda kõrgeid punkte siin üksikutes mängudeks nii palju juuse sekka, et võib-olla ma olen mängi ise näinud, et võib-olla tema see käekiri ongi selline, kus nagu tempo on natuke kiirem, eks ole, võib-olla võetakse seal jah, et ma ise nagu see over mulle meeldib selgelt rohkem kui see Riia 2.25, et Aga Andre, mina kuulsin, et sina ikkagi vist lähed Kalevi vastu. Mäng, mis kusjuures hakkab vahetult peale meie saadet. Ja mul on ka selles mõttes hammas verel, et kui siin see pinnakl nagu ära liigud, siis kui see Coolbet jätab selle sama hinna, siis võib-olla tuleb ka Coolbeti rubriigis väike panus, et no mulle tundus see nagu, ma muidugi ei ole VEF-i ühtegi mängu nagu vaadanud, aga ma olen Graamo mänge vaadanud ja kunagi elus jah. Ei, pigem midagi olen, kui nad on Graamo mängu vastu, olen vaadanud, aga see Graamo on nagu piisavalt nagu kange olnud, et seal võib-olla ka oleneb, et suht palju, kas see nagu Smith mängib, et ta, nii palju, kui ma olen kuulnud, siis pigem nagu ta on päris väga nagu key lüli nagu sellele mängule, et no toodi liidriks sinna. Toodi nagu kindlaks liidriks jah, ja et see on see vana hea Graamo nagu süsteem, et üks tagamäng ja üks tsenter välismaalt ja ülejäänud täidame nagu eestlastega ära umbes, et õnnasid lähemalt kuskilt, aga no ma arvan jah, et see VEF on nagu okei, ma nagu ei näe küll, et Graamo siin võiks olla nagu nii suur favorit, et see 2.25 nagu eriti võib-olla 3.65, et see nagu tundub täitsa nagu magus oots, et midagi siin vaatamise kõrvale nagu võtta. Aga okei, Eesti-Läti liiga jutud sellised, eks me jõuame siin hooaja jooksul ja Paavo on ka juba ennast kõvasti käima tõmmanud, et on siin ka neid early line nagu panustanud, aga millest veel rääkida on siis Euroliiga ja jääme korvpallilainele, et Euroliigas on siin hirmus andmine käinud off-seasonil, et NBA mehi on nagu tulnud, kui nüüd eelmine aasta rääkisime siis nii-öelda vanadest mängijatest, Kemba Volkeritest, kes tulid ja üritasid siin Euroopas comeback'i teha, siis nüüd me oleme nagu näinud ikkagi mängijad oma parima seas, Vesenkov, Korkmaas, Osman on ju, et igasugused huvitavad mängijad on tulnud nagu Euroopasse tagasi, et siin ka, nüüd kui me vaatame Outride'ile peale, et ma annan sulle, Kristjan, sõna, mis sina arvad või Andrel võib-olla, kui tal on mingi ängel, aga minu jaoks ma ei tea, ma vaatan seda olümpiaakuse rosterit, ma vaatan seda ootsi 4.75 Coolbetis, 3.5 oli 4.25, et 4.75, ma ei tea, et see roster on täiesti stacked, hirmu äratav, et me oleme küll rääkinud, et outride'ide margin on nagu suur, aga ma ei tea, mina olen nagu valmis seda 4.75 olümpiaakuse. Ma tuletan lihtsalt siinkohal meelde, et väljakule saab X-isk saata ainult 5 mängijat korraga, Oskar, et sul võib see 15. mees seal väga kõva olla, aga saada väga kõva palka ka ja nii edasi, aga lõpuks on nagu 5 meest, eks ole. Eelmise aasta võitja Panathinaikos sisuliselt säilitas kogu oma nii-öelda tuumiku eesotsas siis. Aga üllatuslik. Eesotsas, no pigem, aga nagu need koefitsiendid, no lõpuks nad olid ikkagi seal teine-kolmas favorit enne play-off, et Real oli lihtsalt selge favorit ja Panathinaikos nagu teiste vastu oli ikkagi nagu võrdne või parem, et säilisid oma tuumiku ja minu arvates nemad nagu tõid ka siis nii-öelda sa mainisid NBA-st ka kõige parema mängija hetkel, et kes minu silmis võiks olla ka nii-öelda MVP ja ta on muidugi ka selline... Kuigi Vesenkov on muidugi nagu tõestanud, et ta on Euroliigas ongi MVP. Aga see Vesenkov MVP on väga süke, see oli nagu mina ütleks, see oli nagu meeskonna auhind, et olümpiaakas tegi lihtsalt ülivõimsa põhihooaja ja siis nagu tundus loogiline, et ta antakse kellegile, kuigi Vesenkov tegelikult on pigem selline
mängija, kellele tal on vaja ikkagi tekitada olukordi, pluss ta ei ole mingi imeline kaitsmängija, eks ole, et minu silmis Osman on, ta on hea mängija ja ta on ka võistkondlik mängija, ta on kaitses väga hea mängija, ta on hea söötja, hea viskaja. Et ma arvan, et ta suladnub sinna Panathinaikosesse hästi ja Panathinaikos selles mõttes, ma ei tea, kui ma ütleks, et need on võrdsed, siis ja noh, kui sa teame Euroliiga Final Fouri formaati ka, eks ole, et selles mõttes mina nagu ei arva, et kumb peaks olema tingimata favorit, aga ma ise arvan, et Real Madrid äkki on natuke kergelt ülehinnatud, et Real siis kaotas ühe oma algviisiku mängija, kes minu arvates olid seal väga tähtsal kohal ja Busele, eks ole, tema läks NBA-sse. Peale väga õnnestunud olümpiaturniiri. Väga õnnestunud olümpiaturniiri. Lebron mäletab isegi seda. Ja lisaks siis nad kaotasid ka 2 rotatsiooni kogenud väga head viskajad Fernandesi ja Kasööri, eks ole. Ja asemel on nad toonud siin väga kahtlase väärtusega ameeriklase pluss siis kaitsvad tsentrid Ibaka ja Garuba, kes NBA-s põhimõtteliselt ei saanud üldse hakkama. Ibaka ei teinud väga säravat hooaega Euroliigas. Ja ilmselgelt tal ka vanus tiksub juba peale, et ma ja neil on juba Tavares all olemas, et ma ei näe, kuidas need mängijad seal nende seda, kui me räägime finaalmängust, et kui palju nad seal finaalis neil juurde annavad. Suva käigus sul on muidugi vaja pinki ja asju, aga kui me räägime sinna sellest Final Fourist, siis minu jaoks tundub Olümpiakos ja Panathinaikoses top 5 ikkagi paremad. Ehk siis, kui me räägime panuste realiseerimisest, siis siin kohe siis on head to head, et sa Olümpiakos 1-8 ja Panathinaikos 1-8 Real Madridi vastu, et see on siis see koht, kus seda väärtust realiseerida. Ja mulle need mõlemad panust meeldivad, et Olümpiakos võib-olla isegi suhteliselt rohkem, kuna nagu me mainisime, neil see sügavus on nii suur, et ma arvan, et äkki nad regular seasonil on veel üle ja lisaks on kreeklastel, pole küll viimastel aastal väga realiseerinud, aga kreeklastel on ka oma koduliiga natukene kergem, et Realil on see, et nad peavad päris kõvasti punnima KCB-s hea asetuse. Seda imelikum muidugi on, et Olümpiakosel on vaja 16 mängijat, et nad saaks rahulikult 2 võistkonda välja panna. Jah, nii on jah, et ei tea täpselt, mis nad mõtlevad, aga mulle need panused siin meeldivad top otsas, et alumistest satsidest Partisan tõi 14 uut mängijat endale, et ma ise seal nimekirjas on minu jaoks häid mängijaid, on mängijaid, keda ma ei tunne nii hästi, aga minu jaoks tundub keeruline niimoodi meeskonda ehitada, eks ole, et nendel see play-offi saab minna 8 hulka, 1-9. Kui me arvestame 1-8 saavad ja 1-9 ei saa. Ja 6 tiimi minu jaoks on kindlad play-off tiimid. Et alates Olümpiakosest kuni Monaconi ma ütleks, et need tiimid on lukus, ehk siis ülejäänud 2 tiimi peavad mängima play-in'i, kus on siis Southern Tet, eks ole. Ja minu arvates siin Partisani vastu võiks olla mõlemad Itaalia klubid. Milano on teinud suuri investeeringuid Virtuses, panki eelmine aasta väga head üllatus, aga ma arvan, et võib-olla teise aasta natuke parem, et jah, see Partisan minust feidida seda unknown'i, seda teadmatust, kuidas need uued mängijad kokku saavad, ka meeldib. Ehk siis Partisan not to make playoffs 1-9. Andre, ma tean, et sa oled siin ka ennast üritanud Euroliiga kurssi rohkem nii, et mis linnukesed sellist? Minu kurssi viimine oli väga võimas, kuulsin täna podcasti, enne podcasti kuulsin podcasti, aga praktiliselt laias lastus, jah, sama mulle ka meeldib see Real Madridi fade, et Kreeka satsid tunduvad päris võimsad see aasta ja eelkõige võib-olla siis mulle ka rohkem Panathinaikos, et neil see starting 5 siis oluliseks mänguks võib-olla on suts parem kui Olümpiakosel, et Sedi Osman on ikkagi legitiimne NBA mees täiesti, et kindlasti ta oleks seal kuskil lepinguga saanud, et väga hea signing ja selles mõttes ikkagi reigning champion ja nad säilitasid kõik oma mehed, et raske selle vastu panustada. Aga võib-olla ma tean, et kõikide kirgi kindlasti kütab meie lõunanaaber Žalgiris, et kuidas te siin arvate, et siin to make playoffs odds 8, et võib-olla kiirelt ka see üle käia? Mina suure Žalgirise heiterina ütlen, et ma siin väärtust küll ei näe, et ma ei tea, eks see ikkagi bottom team on, et nad on siin
jäid ka tähtsast mängijast ilma, et ma ei tea. Järjekordne olümpiaakuse saak, siis võtsid Žalgirise parima mängija, kes ilmselt olümpiaakuses võib-olla ei saa koosseisugi. Päris nagu crazy, et ei tea, paberi peal minu jaoks see Žalgiris ei tundu tugev tiim, aga need ameeriklased olid minu jaoks ka natukene nagu tundmatud, et ma ei oska öelda, aga paberi peal ma ei näe küll nagu Žalgirisel variant, et 8 hulka saada. Ja teine võistkond, kes kindlasti kõnetab siis võib-olla eestlasi, on nagu Baskonia, kes jäi siis Kotsarist ilma, et ma ei tea, Taami kiirelt. Polegi siin, vähemalt to make playoffs ei ole ootse. Siin Kuulbetis on päris palju meeskondi puudu, ma siin ise jäin korraks uurima, et mis toimub, et kus siin on, ma mõtlesin nagu Bayernit natuke mainida, et Bayerni võttis ju Saksa koondisega maailmeistriks tulnud Herberti endal peatreeneriks, et neil võiks nagu olla ka upside, et vaatasin, tegid paar huvitavat signingut ka suvele. Aga Kuulbet ei tahagi pakkuda neid, et võib-olla on variatsioon liiga suur. Aga ei, me Baskonia osas ma tahtsin öelda, et siin nagu Baskonia ka tundub, et on ikkagi lahjenenud minu silmis, et siin ka nagu mingid panusega, mida saaks realiseerida, on Maccabi head-to-head Baskonia vastu 1-8-2, et mitte ma sellest Maccabist nüüd nagu mingi liiga tugev arvamus oleks, aga ma ei tea, pigem tundub okei. See panus, ei? Jah, ma ei oska pead anda, et Tuško jäi Baskoniasse, eks ole. Tuško ei jäänud. Baskonia uus peatreener on Pablo Lasso, ehk siis endine Real Madridi legendaarne. Ja Bayerni. Kes oleks Bayerni? Jah. Okei, ühesõnaga, sellised Euroliiga jutud, et jõuame siin Euroliigas ka jälgida, et võib-olla kiire prognoos, et Kristjan, mis sa paneksid Sander Raieste, kes kusjuures siin, ma ei tea, äkki 10 või mingi 5 mängu läheb vaja, et tõusta Eesti läbi aegade, kõigi aegade enim Euroliigas mänginud mängijaks. Uhke saavutus, et siin inimestele meeldib parastada, aga lõpuks on ikkagi okei, et roll on väike, aga nagu päris niisama mees ju aastaid Euroliigas ei püsi. Seda kindlasti, jah. Oota, mis sa mul teada tahad? Ma mõtlesin, et küsin sult, et mis liiniks paned, et Raieste season average minutid Euroliigas? Mis liini? Euroliigas? Euroliigas. Ma panen 6,5. 6,5. Võtan üle. Võtan üle 6,5 minuti, ma usun Sandrisse. Aga ma ei olnud ootsin. Ma võib-olla enne, kui me teemat vahetame, siis ka ametlikult nüüd selle Euroliiga hooaja algusega vist ka, kuna meil on ju aastavahetuse erisaatest on ka panus, kus ma siis arvasin, et vähemalt 3 eestlast siis mängib. Või oli 2? Vähemalt 2, jah. Okei, siis ikkagi Kotsar läks minema. Tegelikult läks nagu natuke tagurpidi, et Raieste, kes pigem nagu oleks nagu arvasin, et läheb ära, see nagu jäi ja siis Kotsar läks ja Trell siis, kes võib, ma ei tea muidugi, mis ta nüüd seal teeb. Ta ei saa Euroliigasse, aga isegi kui ta tahaks. Jah, eks ta üritab kõigepealt seal NBA-st läbi lüüa. Üldiselt selle Kotsariga võib-olla täiesti teema lõpetuseks ongi, et Kotsar, oli mingid jutud, et Žalgiris on nagu huvitatud, et see oleks päris äge olnud, ma arvan, Eesti vaatele, kui Kotsar oleks Žalgiris mängida. Oleks või? No ma arvan, minu jaoks mitte võib-olla, aga ma arvan, keskmise inimese jaoks kindlasti, et minu jaoks on nagu see kurb, et ta läks sinna Jaapanisse. Aga... No raha on vaja teenida. Aga okei, võib-olla küsin, ma siin korvpallist räägin, ma küsin kiirelt jalgpalli kohta ka, et Rodri on siin, sai vigastada, et Andre, kas nüüd on kohe kõik Arsenali panused on uskumatud väärtused või kuidas sa seda mõju hindad Ootsidele, et Ootsid, ma saan aru, et on siin nüüd nagu korrektuure ka teinud sellega, et mis on suht haruldane, et nagu ühe mängija vigastus nagu ikkagi niivõrd mõjutab? No praktiliselt siis nädalavahetusel meeskonnad tähendavad mängisid omavahel ja Parti võib-olla mängu parim lükke oligi see, et ta vigastas selle Rodri ära nagu. Et selles mõttes ilmselgelt paha ei soovi kellegile, mina ei öelnud seda. Aga Arsenalile väga hästi nagu, aga Cityle väga halvasti, et Rodri, ma paneks ta, kes siis EM-il oli parim mängija ka ja ma arvan, et ta on ka üleüldse nagu Euroopa jalgpallis kindlasti üks nagu parimatest. Kui Arsenal võidab tiitli, kas sa valiksid Partey aasta parimaks mängijaks? Ei. Me ei... Räägi hullu ütle. Sa tundisid päris elevil sellest liigutusest. Aga
Põhimõtteliselt Rodri on ikkagi jah, et ma isegi siin meil nagu enne arutasime ka, et kumb siis nagu meeskonna olulisem, kas Haaland või Rodri ja ma ise nagu näen pigem seda, et see Rodri on nagu olulisem, et Ootside mõistes siis Arsenal oli enne vigastust 2-9 ja siis pea vigastusega 40 senti praktiliselt langes see on nagu üldvõit ja arvestas ka, et see on päris suur nagu liigutus. See ei ole veits mõjutatud, et Arsenal sai nagu viigi võõrsil? See oli nagu peale viik oli nagu Oots oli 2 ja siis tuli uudis, et langes, et Arsenal ikkagi juba hooaja algus tegelikult Brightoni vastu kodus nagu kaotas punkte, et siis tegelikult Arsenali kohe see nagu Oots tõusis ja nüüd see Rodri on, see on kindlasti väga suur löök neile ja ma arvan, et nüüd ma vingerdab küsimust välja, et kas Arsenal 2-5 on väärtusses või ei ole? Ei, no ma niimoodi väärtusest ei ütle, et me hooaja algus juba ju soovitasin võtta ju panus on selles mõttes tehtud, et kõrgema otsiga, et see on just nüüd väga hea vaata panusele. Lakkisid nagu ära või? No lakkisin ära. Võiks öelda, et seis tundus natuke juba nutune. Aga no mängu vaadates siis tegelikult Rodriga koos oli ju ka Arsenal ikkagi juhtis ja siis kohtunikud varastasid selle võidu. Lähme edasi. Siit on vist edasi ja läheb lappame ära, aga võib-olla selle spordibloki lõpetuseks, et me pole rääkinud veel ühest asjast, mis on vahepeal siin käima läinud ja mille fännid mul siin paremal käel istuvad, et NFL-is hooaeg täie hooga käib, et Andre, anna mingisugune ängel meile NFL-is. Oi, mul ja Kristjan saaks nagu terve hooaeg kaasa elada. Iga aasta on sama ängel, et põhimõtteliselt kui me läheme pikaajaliste panust alla, siis Cincinnati Bengals ei keegi muu 3 mängu järjest siis nüüd kaotanud hooaja alguses ja nende see nii-öelda Superbowli võidupanus mind ennast nagu kõnetab, et nad on viimased aastad kõik koos. Nad on iga aasta olnud nagu väga kehva algusega, et nad on pigem selline slow starter ja pärast saavad nagu käima, et ma nagu ise näen küll, et neil selles mõttes talendi mõttes ja see squad nagu iseenesest on küll nagu parem, et kui siin Chiefs 5-5-ga on favoriit, siis tegelikult meeskonnad mängisid viik 2 ja mäng otsustati täiesti lõpus alles, et oli väga tasavägine mäng. Ja ma küll näen, et see Cincinnati Bengals on siin nagu lihtsalt see kehv algus on nagu kerge overreaction, et tegelikult jõuad sinna play-offi ja siis on nagu ainult üks mäng, et seal nagu juba võib kõike juhtuda, et mulle see täiesti meeldib, et terve hooaeg kaasa elada ja Joe Burrow väga hea quarterback ka, et Kristjan, kirjutad alla või? Või tahad vaielda? Vaidle ikka, see on põnevam. No, sa võid seda 29 ja Bengalsit pettida iga aastaga. Pole kunagi võitnud. No aga 29 aastat on aega hittida. 29 aastat, no ma ei tea. 29 aastat on. Ma ei tea, kas minul nii kaua eluiga on. Ma ei saa, et ma pean natukene madalama mõtlema, et mulle endale meeldib Ravens, et eelmine aasta olid, kui ma eksi konverentsi finaalis Chiefsi vastu äärmiselt lähedal ja nagu päris mitu sellist uskumatut asja juhtus seal, et kõige nii-öelda uskumatum oli see, siis kuidas Zay Flowersi nii-öelda touchdown, tal löödi pall käest ära sisuliselt 10 sentimeetrit enne touchdowni joont, hüppe pealt siis. Et oleks see läinud ära, oleks Ravens selle mängu võitnud, et Flowers on nii-öelda see andnud uue hingamise nende rünnakule, et wide receiver, et ülikiire ja see aasta Derrick Henry lisandumine on ka nagu esialgu tundub päris hästi olnud, et rünnakul on nad käima saanud, said siin 2 kaotust kohe, et Oots on natuke üles läinud, aga teades jah NFL-i, et sa pead olema hea nii-öelda nendes best of 1 mängudes selle hooaja lõpus, et ma nagu ise, nagu Ravensi üldpilt on, mulle nagu meeldib, et lisaks neil on veel ka siin eelmine aasta sai neil see põhitait end oli pikalt audis ja nüüd on saanud siis Derek Lively esile kerkida, mis annab neile 2 nii-öelda väga tugevat väga head pass-catcherid tugevat relvarünnakul Andrewsi ja Lively näol, et mulle endale meeldib Ravens, et siin osad tiimid mul nagu, ma olen nagu üllatunud, et Eagles on siin 13, Lions pigem üllatunud 13, Texans pigem üllatunud, et 13, et need, mina nagu neid tiime siin väldiks, Chiefs 5,5. Alati hea fade.
alati hea feid. aga Taylor Swifti millegi pärast iga aasta ikka finaalis ja võidavad. No see aasta on parem, siis Taylor Swift on, tundub oma Magicut teinud ja Travis Kelce on nagu mingi career low kõik kategooriad ja et tundub, et ta on täitsa tühjaks tõmmata. No muud tegevused, ta ju käis Taylor Swifti kontserdil laulmas. Seal ei tule. Samal ajal Derrick Henry ja Lamar Jackson ikkagi harjutasid run playsid, Ei, NFL on väga põnev, kui sa vaatad ka nagu koefitsiente 5,5 on ju, see ei ole siin mingisugune Eesti-Läti liiga, kus on Graamo versus Vef, 20 aastat, okei, siis tuli Prometei, siis polnud isegi seda enam, siis on lihtsalt Prometei. Et siin on ikka lahtine värk ja lõpuks juba home sõidab. Ja võib-olla sellist reklaami ka, et tegelikult Go3-st nüüd näeb ka Red Zone'i, mis on minust esimene aasta, et tegelikult nüüd on palju nagu kättesaadavam see Eesti fännile ka, et see Red Zone. Muidugi sorry, ma saan vähemalt mulle see on nagu põnev, et kuna me mängime fantasy't ka, siis see on nagu lahe, et näed alati, mis nagu toimub, et see on selline põhimõtteliselt igas mängus kõige põnevad kohad kogu aeg nagu on väljakul, et seal sellist magamishetke nagu väga ei teki. Ma lihtsalt tahtsin öelda, et see on selline asi, et kui sa nagu pole muidugi kursis mänguga, sa ei saa reeglist aru, siis see Red Zone on nagu eriti kirjus, ei saa mitte midagi aru, sest kõik toimub lihtsalt nii kiiresti. Kui mina nagu hakkasin mingi aeg vaatama, mingi 4-5 aastat tagasi, et siis mulle nagu meeldis isegi üksikuid mänge nagu vaadata, et siis nagu nad seletasid olukordi lahti ja sa said tegelikult suht kiiresti nagu põhiasjadel pihta, aga seal Red Zone'is on lihtsalt nagu non-stop action. Touchdown. See on selline nagu, sa oled selline gambler ja fantasy mänge, siis see on nagu täielik nagu lagi, vaata. Sa ei saa nagu spordis midagi paremat. Põhimõtteliselt, jah. Okei, me oleme siin igasuguseid pikaajalisi panuseid pannud, et inimesed ma arvan sügelevad selle järgi, et kuuleks, mida kohe saaks panustada, või kohe saaks realiseerida. Ma arvan, et üks nendest sügelejatest on kindlasti Oliver. Laseme siis Oliveri ka eetrisse. Praktiline panustamine. Tere hommikust, sõbrad! Mis teete vahepeal? Siin 1,5 kuud pole näinud, olete natuke paremaks ka saanud selles asjas või kuidas läheb? Oleme harjutanud, analüüsinud. Väga hea, ma olen sama teinud ja sellepärast ma olen juba ette pannud valmis midagi, mille jaoks kindlasti raha tasuks kulutada. Siin on üks 67 odds'iga Chelsea betbuilder tehtud. Aga ma kardan, et teile ei jagu neid kerasid, et seda nüüd vastu võtta, nii et lihtsalt nagu mark my words, et see tuleks ära. No pane €1 peale siis, et Chelsea võidab 5 väravaga Brightonit vähemalt. Jaa, both teams to not score ka. See on seda €1 väärt lihtsalt. Suures ausalt öeldes tundub väga halb pett. Aga ütleme niimoodi, et me oleme pärast tagasi siin paari nädala pärast ja siis ma ütlen teile, kui palju oleks see raha toonud, kui me oleksime selle teinud, on ju. Aga okei, räägime siis nagu päris panustest, räägime sellest, et win.ee pakkumised lehel on kirjas ka selle korra koodid ja räägime ka sellest, et meil on 3 inimest, kellelt tahaks kuulda mingisuguseid tippe, nii et kes teist soovib mulle tekitada mingit arvamust? No Kristjan hakkas siin kohe kõvasti kritiseerima, Oliver, et paku siis esimesena välja midagi. Ma just tahtsin viimaseks jääda. Andrel oli väga tugevad teikid. Andrel oli hea mahlane ootus ka. Selles mõttes oli see, et ma tegelikult nagu vaatasin seda VEF-i, aga Coolbeti spioonid on ikkagi juba langetanud seda 5 senti, et tundub, et siin on mingisugused kurjad kõrvad. Vaadatavad saadet. Tundub, et jah, et ei saa nagu rahus olla. Aga lähme ikkagi Eesti jalgpalli juurde, et mul on seal 2 arvamust ja üks nendest on selline, et see on nagu nii vastik näeb välja, et Aga alustaks siis selle arvamusega, et Narva Trans Paide vastu mängisid just eile ja Narva Trans võitis mängu võõrsil ja praktiliselt oli siis odds seal oli nagu natuke üle 5, et kui me nüüd selle koduväljaku eelise siin ära vahetame, mis siis Narva on võib-olla üks väheseid kohti Eestis, kus üldse võib rääkida koduväljaku eelisest, siis umbes nagu odds on suhteliselt sarnane, et adjustmenti pole nagu tehtud. Ja põhjus siis, miks ma ikkagi seda teen, on see, et Paidel on 3 keskkaitset väljas, Baranov, Juhkam ja Televitš, et siin kaartide ja vigastustega on erinevatel põhjustel on nagu väljas, ehk siis Paidel praktiliselt puuduvad keskkaitset, kes oleks nii-öelda põhiviisikusse nagu kõlblikud ja Narva Trans on terve hooaeg pigem nagu üles teel olnud, et mul on päris nagu hea koht, et just nad võitsid võõrsil ja nüüd paar päeva hiljem kohe kodus ka, et see Narva ei ole nagu kõige lihtsam koht, kus mängida ka, siis mulle nagu see väga
trans nagu siin meeldib ja mulle meeldib see pikk selgitus ka, sest et nagu sa just ütlesid, et Coolbetil on kõrvad küljes ja siis sa nagu 2 minutit ootad, et nad nagu langetaksid selle korralikult allapoole, onju. Jah, et siia võiks, kuidas me oleme siis, paneme 125 siia. 100 piisab, meil on igasugused panused veel. Okei, no paneme 100. Ma sain aru, et sul on midagi veel ju. Mul on midagi veel, ja. Aga noh, see on nii karm, et... No 100 läheb ja ma lihtsalt mainin siia kõrvale ka. Veel karmid petid. Ja teine panus siis ongi nüüd see, mis on nagu nii rõve, et mina tahan... Sa ei lase vist Oliveril mainida. Sa lihtsalt ei lase mul mainida, kuidas mina suutsin eile 6 koefiga Narva Transi pihta panna ja siis läksin esimese asjana Discordi Bettimäe kanalisse ja tag'isin kõik Paide fännid, kes meil on ja ütlesin, et mõnus klubi teil luuserid. Ja noh, edaspidi samamoodi. Nii, aga räägi veel. Ja teine siis panus, et mina tahaksin siis... selle hooaja tiitlivõitjat, kui juba tohib kroonida, siis Tallinna Levadiat feidida ja ma lähen siis kõige parem on Tallinna Kalev ja ma tahaksin, mina nagu näen, et siin on peale seda, kui see liiga võidet, siis Levadia on pigem ikka... Neil on ametlikult liiga võidetud? No mitte ametlikult, aga vahe on 9 vahe ja üks mäng on nagu varuks ka veel, et no väga kindel on see seis ikkagi ja ma ise tunnen, et siin on näpistamiskoht, et see Kalev on paar uut täiendust nagu saanud endale siia ja mulle nagu täiesti meeldib see, et mul on tunne, et see Levadial peale seda nii-öelda, noh, suhteliselt, kui nad Kaljut siis võitsid ka päris veenvalt, siis võib-olla natuke see nii-öelda, noh, mingi pinge on maas, et suht kindlalt nagu võitnud, et ma võtaks siin, läheks nagu riski, ma võtaks äkki viik välistatud 10 Tallinna Kalev ja paneks äkki siia No palju paned? No paneme 50. Mis siis ikka? No kuidagi peab raha ka teenima. Siis on nagu Kaleviga see nii-öelda siis 5 sutti tagasi teenitud ja saab nagu hakata lihtsalt kasumit mängima põhimõtteliselt juba selle pealt. Nii, aga Andre 150 eurot auku pandud, räägikige siis targad ka midagi vahelduseks. No rahvas nõuab siin Janek V9 nõuab Oskarilt ralli tippe. Muidugi saab ralli tippe. Ralli ekspert nagu ma olen, kõike tean. Ma paneksin Rompera peale paneksin, paneme 50 rahulikult, tagasihoidlikult, et Romperal väga soodne stardipositsioon, ise ka päris kiire mees, et peaks olema easy money. Paneme sinna 50 ja siis teine ängel, kuhu paneks 50, oleks... Sa võid selle ära panna, Oliver, või sa tahad kommenteerida? No, eks ma panen... Ei, mul siin kommentaarid puuduvad, eks see on teada, et Oskaril iga võimalus eestlaste vastu panustada võetakse ära. Jaa, aga mitte ainult eestlaste vastu, vaid ka Neville'i vastu oleks valmis panustama, et siin süke head-to-head nagu Neville versus Formeau on Formeau ootus on 2.05 ja seal on Neville läheb seal kõvasti jällegi rada puhastama minu eest äkki mingi 4 kohta hiljem Formeau stardib ehk seal peaks olema nagu nii-öelda päris suur. Varem, vabandust, jah, et peaks olema päris suur eelis, et paneme sinna ka 50 ja siis jätan 50 ikkagi Kalevi ja VEF-i mängule ka, et sinna vaja ka midagi laadida, et või sa tahad ka midagi sinna laadida? Võtame 2 propsi 50-st. Jah, miks mitte? No võtame... Ilmsegi rohkem, vaatame. No vaatame. No ma arvan, Sanoni punktid üle 50 ja Sanoni söödud alla 50. Kohe korrelatsioon on olemas. Ja paneme suur... Ei, tegelikult ei, ärme pane Sanoni söödud, paneme Suuroru söödud. Ei, paneme mõlemad. Mõlemad või? Sa võid 100 ja? Aga las see Sanoni söödud tegelikult olla. Võtame Suuroru söödud. Okei. Võta nüüd Sanoni söödud maha. Me loodame, et siis Sanon viskab... Okei, me ei looda midagi. Sanon visaku sisse ja Suurorg söötku vähe ja need võivad teele minna. No jällegi, Oskari käes valikud ja eestlastele lähme alla ja noh. VEF-i moneyline ka tuleb sellega jälle välja, noh. Et VEF viskab ja Graamo ei viska midagi. Ja siis ma jätsin sulle veel 100. Ja meil on 150 eurot alles, ehk siis Kristjan saab soti ja siis läheb mingi suurem kombo ilmselt. Jah, kombo. Sa võid siit veel midagi võtta ju Kalevi propse, kui midagi meeldis. Kurbase Ander näiteks. Ja ma võtaks Kurbase Anderi 50.
Kurbasest rääkides, kui see EpicBeti turniir oli, ma nägin, et talle tehti selline crossover, kus ta ikkagi pidi oma tagumenti põrandale ja siis ikka saal ahhetas, et selle mehe underit. Seda ta seal Türgis välja elaski. Nii, Kurbase panuse võib ära teha, nagu ma aru saan. Jep. Ja siis jääb meil veel Kristjani eksperdi arvamustelt 50 ja siis läheb mingisugune jõhker kombo, mul on tunne. Mingi MMA kindlasti. No lähme MMA-sse vaatame. Midagi ikka seal on. Midagi ikka. Kuhu siid? See on nüüd, kuidas Kristjan teeb oma tavalisi neid UFC panuseid, mida ta elukutseliselt on võimeni tegema. Lihtsalt teeb lahti ja hakkab vaatama. Nii. Milline nimi veeldib? Selles mõttes, et tegelikult see ongi niimoodi, et ta on lihtsalt peas, need kõik see tarkus on olemas, ta otsib praegu, vaatab ju peas on kõik hinnad olemas. Kalkulaator töötab. Kalkulaator käib jah praegu, et et 2,9 siin võiks olla nagu midagi muud. Sa võid mida kõva häälega mõelda, et Kristjan siis rahvas teab, mida äkki võtta selle Peresi vastu? Jaa, ei, ma võtan ja selle Darja tugev vene tüdruk, et see Peres on jah rohkem tuntud kui OnlyFansi modell, et ma ei hinda tema neid võite väga kõrgelt, et see 3 koefitsient siin Euroopa pinnal mulle meeldib. No siis enam-vähem, 3 jääb 3 puudu või 0,03 jääb 3 puudu, see peaks olema nagu topelt garantii Kristjani panuste puhul. Nii et hunnik panuseid tehtud ja nüüd oleks mingi 50 kombo vaja ka välja mõelda. Aga ma võin enda kaitseks öelda, et siin nõutakse, et ma oma hitist rääksin, ma võin öelda, et see kõva MMA mees, ma võitsin MMA panusega 5000 eurot nädala keskel. Oli selline suur üritus nagu PFL Araabia, kus siis paar väga suurt underdogi hittisid. Kas süsteem oli sama, et võtsid selle mängude listi lahti ja hakkasid kalkuleerima? Ma ei tea ausalt öeldes, sest et mulle öeldi need tipid ette ja ma lihtsalt panin nende järgi ja võitsin. Nii et seda saavad kõik meie vaatajad praegu samamoodi teha meie komboga, sest et nüüd me hakkame ehitama. Ma siia kombosse paneks mõne teise fighti, et ma paneks Ivan Erslani siia kombosse ise. Ja Darja ka, ma paneks mõlemad, teeme korraliku kombo. Teeme ühe suure. Sa ei pea nii... Vaband, ta oli seal üleval pool. Versus Kutelaba, Erslan, jah. No nii, no midagi Kalevi mängus peame igal juhul sinna panema, on ju. Ja, see... Mis meie lemmik oli? Ma arvan, et see Suuroru Ander äkki. Jaa, teeme Suuroru Ander. Kas neid saab üldse kombinida või? See on ühe ikka saab, rohkem ei saa. Ja siis lähme Eesti jalka juurde, paneme Transi ka juurde. Aga Tallinna Kalev. Aga see Tallinna Kalev oleks liiga hull, Aga siis võidaks raha vähemalt. aga sa ei Kalevi mingi pluss 1,5 või 0,5 ei taha panna? Mulle meeldib Trans rohkem. Sa arvad, et Trans võidab Paidet? Okei, paneme siis Tallinna Kalevi. Ja nüüd on see koht, kallid vaatajad, nüüd on see koht, kui kombo oleks selle taha jääb nüüd kinni, et mind ära räägiti, siis... Nii, millega me läheme? Võta topelt või... Sulle pluss 2 ei meeldi või? See on siis pluss 1,5. Jaa, okei. Sealt handicap 3-way võta see 2,95. 32. Ei, see on pluss 1,5. No sobib, saime 1446 peia oliks. See on ka nagu mingi raha ikkagi tuleb ilmselt välja. Lähme käsitsi kinnitama seda, sest te olete nii kaotavad mängijad. See handicapi Ootsi vahe sinu jaoks, Andre, ei tundu nagu madal, et see 5,30 ja 2,95. Üks värav nagu, mulle tundub see kuidagi nagu... Et võiks nagu suurem olla, jah? Et andsime väärtust ära just kui? Või nad arvestavad kuidagi seda, et kui sa oled 1-0 juba ees, et sa pigem ühe ees, et siis nagu see Kalev peab avama kaitsest ja siis lüüakse see teine nagu veel kindlamalt, aga okei, see selleks. Nii, aga sai tehtud mingi räige ports panuseid, ma loodan, et vaatajad mirrordasid need, et nad saaksid kurjad olla pärast Betime Discordis ja minge rääkige Paavost ja minge rääkige sellest, kuidas Betime Discord sai väikese uuenduse. Tšau ja näeme järgmises saates. Panustaja Paavo. Kui siin Oliver rääkis pahandamisest, siis ma arvan, et Paavo peale ei tasu pahandada. Et võib-olla alustame sellest, et näita, mis see tulemuste seis on. Et Paavo ületas sellel aastal 50 ühiku kasumipiiri, aga on sellest vahepeal jõudnud alla minna siiski. Korraks käis üle. Jõudnud alla minna, aga siiski. 2024. aastal ligi 50 panustamisühikut kasumis, et mis meil siin põneva petid Paavol on olnud, et korvpallihooaega on korvpalli lustinud, on siin vormeid lustinud, et läänerindel muutusteta, et samu asju
targetib, aga kasumid on head. Tead, minul ikka meeldis need MMA petid, ikka tasus ikka mitu kuud ette panna, et saaks ikka halvem hinnaga oleks saanud üks päev ette. Jaa. Kuigi see oli vist napikes, see Tolishvili tegelikult läks sarpides madalamaks kui 1.9, aga MMA-s on, kui ette need 34 ja 41 otsid välja arvata, siis on viimased 4 panust Paavo hittinud keskmise otsiga umbes 2.50, et seal on hästi läinud, et... Miks tahad F1-st kiirelt rääkida Singapur? No siin oli paar head etappi ja nüüd Singapurist läks halvasti, aga kõige suurem panus, mis oli üks ühik, oli, et Red Bullid ei saa mõlemad punkti, et see oli tegelikult päris hea panus, et tagantjärgi, et Perez sai lõpuks 10. koha, ehk siis viimase punkti koha ja ütleme nii, et tal oli seal natuke õnne, et Albon katkestas, kui Albon ei oleks katkestanud, siis ta oleks rajal Perezist selgelt ees, et Perez oleks pidanud tast mööda sõitma ja arvestades, et ta seda kellestki ei suutnud mööda sõita, kui jätta välja arvata tema elustart, kus ta tuli 3 kohta ja siis hiljem boksi peatustega sai ta 1 koha veel kõrgemale, et väga suur ebaõnn selle 2,9 otsiga, et siin see teatud bookmakerites oli see alla 2 see ots, et selles mõttes läks õnnetult, aga F1 hooaeg on jäänud veel päris palju, et loodetavasti teeme need kaotused tagasi. Kui sa paned spordipõhised tulemused, mis see F1-l see aasta siis, mis meil siin ees on? 6 ühikut on kasumit, et 7 kassa, võiks suts kõrgem võib-olla olla. Võiks olla kõrgem, jah, aga jõuab veel. Aga on olnud väga selline keeruline hooaeg nagu ennustamiseks, et väga palju kõikumisi on olnud nagu hooaja käigus, et kui tiimide nagu sees, et F1 sõitjad ise ka mainivad, et nad ei tea pidevalt, kus nad on nagu tabelis, et kus rajal, et nii nagu ebaütlenud need tulemused on. Kui sa jääd korra siia spordipõhistele tulemustele, et siin ma näen, et üks punane Ameerika jalgpall on, et peame äkki hakkama rääkima Paavoga, et kuidagi on vaja NFL ka kasumist saadeta siin neid, äkki hakkab mingi hetk võib-olla mingid NFL propse sihtima. Et võiks aga muidu võib-olla, kui siin kiirelt F1-st rääkides, siis kui praegu peaks ütlema, kas Norris või Verstappen, seal on ju päris põnevaks kisub, tundub. No ma tean neid koefitsiente peast selles mõttes, et Verstappen on ikkagi selge favoriit ja vahe on 51 punkti, kui ma eksi, et selle koha pealt nagu Verstappen, aga ootside järgi kurat, ma ei tea isegi, ma olen ise Norrise poolt, ma arvan, et Norris võidab ära, et Verstappen viimati võitis etapi Hispaanias, see oli maikuus, et siin on... Ja see kiirus tundub ka selline, et seal ei ole nagu, et ei ole pigem ka mingit ebaõnne nagu olnud, et lihtsalt... No muidugi, no Norrisel on olnud selgelt ebaõnne, et siin... No seda ei saa küll ebaõnneks lugeda, aga muidugi McLaren ka siin on lasknud teisel sõitjal 2 korda edestada teda, et no natukene on need olnud ka Norrise nii-öelda süül, aga samas olid seal ka muud tegurid, kus nii-öelda teistes tiimides, top 3 tiimides, ma arvan, poleks küsimust, et oleks lastud nii-öelda esisõitjal võita, et ma ise, see Norrise 240 on hetkel päris väga huvitav panus, et kui keegi nii-öelda vaatab vormel 1, aga tahab nagu seda vürtsitada, siis Norrise tiitli peale panemine, ma arvan, päris põnev, et aga võib-olla siin üks asi veel, mis Paavo rubriigis tasub tõstatamist, on see, et meil siin tuli Discordis ka natukene kriitikat Paavo suhtes, et korraks küll siin jah, meil kommuun lahendas selle asja omakeskis ära ja probleemi ei olnud, aga korraks tekkis siis tuli aktuaalseks teema Paavo usaldusväärsus ka, mida ei ole aasta jooksul veel kordagi tulnud, et mingi hetk tavaliselt nende võitvate tipsteritega niisugused asjad juhtuvad, et oli siis kriitika see, et kuidagi Paavo panused millegi pärast väga kiiresti nagu on nagu ära liikunud. Võib-olla me oleme seda teemat puudutanud, et võib-olla korraks saab nagu veel puudutada, et nagu laias laastus me oleme ju siin rääkinud, et kui me siin Discordis ka näeme, et väga palju erinevaid Twitteri tipstereid nagu jagatakse, et nagu laias laastus, kuigi on näiteid, kus ka Paavo tipid nagu kestavadki, et sa võid see nagu hiljem, mitu tundi hiljem ka nagu sama hinnaga peale saada, siis laias laastus, kui sa ikkagi stabiilselt tipster, kes tipib, sa saad nagu nendele samadele hindadele nagu tunde hiljem peale, siis see nagu märguanne sellest, et tegemist ei ole võitva tipsteriga, et sellest me oleme palju rääkinud, selle closing line value, et üldiselt, eriti kui siin Paavo mingisugust Eesti korvpalli või kohalikku asja panustab,
et siis nagu eeldada, et sealt see liin nagu ei liigu, siis see on ainult siis võimalik, kui need panused, need tipid ei ole tegelikult kasumlikud, mida Paavo puhul need ilmselgelt on, et võib-olla, Kristjan, ma ei lisada midagi, et võib-olla mingi asi, mis me oleme Discordis. Ma eeldan, et see nii-öelda mõte tuli sellest, et siin on need korvpallitipid öelda, et ma arvan, et eks siin hooaja alguses ongi rohkem väärtust ja siis liinid liiguvadki kiiremini ja jõulisemalt, et pluss Paavo on olnud siin natukene agressiivsem ka, et see on nagu, tal on jah erakordne huvi seasta selle korvpalliliiga vastu, et on nagu olnud väga valmis nii-öelda neid varasemaid liine nagu panustama, et 365 tegelikult, kui sa nagu panustad seal umbes 100 euroga või see Paavo ühik on, et see on nagu täiesti mõistlik, et sellega sa saad minna isegi sealt radari alt nagu, et ma ei soovita seal nagu, et isegi kui need panused on väga head ja sul on endal bankroll tugev, siis ma ei soovitaks sul võib-olla makspanuseid nagu panna, et selliste panuste puhul on see võib-olla ohtlik, aga et Paavol on minu arust selline viisakas nagu Stake size. Yeah. Ma ise võib-olla lisaksin ka, et Paavo selles mõttes on alati proovinud võimalikult normaalsusesse nagu neid panuseid jätta, et mitte, et siin ei tuleks kuskile mingi ühte bookisse mingi üks asi, mis mitte kuskil mujal ei ole nagu, et pigem panustamise hetkel nagu need asjad on kättesaadavad ja kohati ka rohkem kui ühes kohas, et isegi kui siin saad mingi paar senti halvema hinna, siis pigem peaks nagu ikka piisavalt hea olema. Aga Andre, see kommentaar, mis me nagu üldiselt nagu, kui me räägime tipsteritest ja hinnaliikumisest. No liigub väga palju, jah. Aga mis me ongi, et Discordis oleme näinud, et on nagu mingisugused tipsterid, kas me võime nagu seda, me oleme sellest natuke korra rääkinud ka, kas me võime nagu öelda, et see ka nagu laias laastus nii on, et kui on keegi, kes nüüd avalikult oma tippe jagab, siis kui need hinnad nagu ütleme paari tunni jooksul ei liigu, et siis on pigem võib nagu väita, et nagu see sisuliselt ei ole reaalne, et tegemist on võitva. No kas avalikult või mitte, et kui kellelgi on nagu following ja on kas või mingi tasuline, siis kui on nagu hea mees, siis ikka pigem on isegi nagu mainline'idega on see, et kui on nagu proven ja mingi following on taga, siis me ju oleme ise ka followinud inimesi, kus siin on, me räägime nagu mingi, kas või mingi alla minuti nagu isegi on nagu see, et... No, ma ütleks, et ikkagi see ei ole päris nii straightforward, et esiteks oleneb nagu spordialadest, asjadest ja pluss on veel see ka, et sul mingi peti liigu või 2 peti liigu, aga tegelikult võib see keskmine olla ikkagi nagu mis iganes see closing line value 10%, et headel petijatel nii-öelda, kelle liinid liiguvad või mis iganes saavad closing line value't. Et tegelikult võib olla seal ka mingi hetk nagu mingid petid, mis ei liigu ja võib-olla neid ei olnud head panused, aga see ei tähenda, et tema long term ei oleks nagu hea panustaja. Et kõigil tuleb nagu seltsega süksid nii-öelda panust. Eriti kui su strateegia näiteks ongi see, et sa oled võib-olla, et sa panustad väga palju mänge ja nagu võib-olla mitte nii suure strateegiga. Osad on võib-olla, kes nii-öelda panustavad siis neid kohti just, kus on rohkem kindlad, neil see closing line value suurem, aga tegelikult kokkuvõttes nad teenivad vähem kasumit, sest nagu nad valivad liiga hoolikalt oma kohti. Et ja pluss nagu mingitel väiksematel sportidel nagu need closing line'id ei pruugi olla tegelikult nagu üldse täpsed, et aga korvpallis, jalgpallis sellised laialised asjad on nagu ikkagi on päris hästi. Okei, meil siin on veel Discordis tulnud teemaks, et see Petimäe alakanal, et seal on nagu väga raskesti jälgitavaks läheb, et seal väga palju möllu käib, et siin mingisugune grupp tegid veel oma nii-öelda privaatset chati, et kus neid tippe jagada, et me siin võib-olla Oliveriga ka rääkisime, et võib-olla ikkagi tekitame nagu siukse avaliku veel nagu Petimäe kanalist, eraldi kanali, kuhu siis inimesed saavad nagu tippe jagada, et võib-olla on ikkagi parem, kui me seda kõik koos teeme, et muidu ongi, et kui me sinna nii-öelda privaatsesse chatti lähme, et siis võib-olla nii-öelda kaotame mingid inimesed ära ja siis see nii-öelda kommuunitunne kaob ära, et soovitus on küll, et kui see Oliver meile siukse kanali teeb, et siis võib-olla jagame seal ja võib-olla äkki mõtleme ka välja mingi viisi, kuidas äkki trackida neid tulemusi, et siis saame nagu näha, et millistel aladel siis meil kommuunis ka nagu on mingisugused age'id ja võib-olla äkki siin tulevikus paneme ka mingisugused auhindu välja inimestele, kes võib-olla siis kõige aktiivsemalt ja paremini neid tippe jagavad, aga kes siis ei tea, millest me räägime, siis Discordi, WinTV Discordi kanalist Petimäe, kuhu saab siis igal ajal kirjutada, aga meile saab kirjutada ka kuhugi mujale. Kristjan, on sul meeles veel? Kuhu võib meile veel
meiega ühendust võtta. see ei lähe mul kunagi meelest ära, ise ma selle tegin. ja läks, Petime podcast@gmail.com emailile kõik oodatud, mis teil öelda on meile. jah, ja väga lahe Facebooki grupp on ka, kus siis Paavo oma panuseid lisab ning ka seal Discordis on seda nagu jutt on palju, et tegelikult kui on ka mingeid asju, siis neid võib ka alati Facebooki panna, et seal Facebookis võib-olla on seda kergem filtreerida, et nii-öelda keegi annab mingi arvamuse, siis sinna nagu selle arvamuse alla nagu tekib see, et erinevaid viise, kuidas on ja eks me proovime ise ka seal jagada ja kommenteerida ja kritiseerida ja ka pai teha, kui läheb hästi. Jah, unustasin öelda, et tegelikult on Janek meile ilusti lugejakirjaga saatnud, aga see jääb siis järgmist saadet ootama, et kohtume uuesti oktoobris, siis võtame juba NBA teemad ette ja käime asjad üles. Kohtumiseni!